Me täna siis räägime ohutusest ratastel, ehk siis täna on meilgi siin erinevad selliste sõidukitega tegelevad ettevõtted koondunud ja mis see Tööinspektsioon siis teeb? Meil on sellised 3 teenust, meil on ennetus ja nõustamine. See tähendab seda, et kõikidel Eesti inimestel on võimalik helistada või siis kirjutada meie nõustamisjuristidele või siis konsultantidele, et erinevatel tööalastel teemadel, et ükskõik, mis siis huvi pakub, et siis me aitame nendele küsimustele siis vastata, et meil on selline infoliin 640 6000, see on täiesti tasuta, sinna on võimalik helistada ja siis vastused saada, et kui tekib mingisuguseid tööalaseid probleeme või küsimusi, tahate nõu saada. Siis meil on järelevalve, millest võib-olla rohkem teatakse, et tööinspektorid käivad siis ettevõtetes koha peal kontrollimas ja samamoodi vaatavad siis erinevaid puuduseid, annavad nõu, et kuidas seda töökeskkonda siis ikkagi paremaks ja turvalisemaks muuta. Ja 3. on meil siis töövaidluste lahendamine. Ja seal ongi meil siis võimalus töövaidluskomisjoni pöörduda ja nemad siis lahendavad selliseid konflikte, mis võib-olla ei ole omavahel suudetud ära lahendada. Nii, kui natukene numbritesse sisse vaadata, siis siin on meil näha, et kui palju me siis eelmise aasta jooksul lahendasime neid erinevaid asju. Meil on ka näiteks tööeluportaal, võib-olla olete külastanud. Sinna me siis koondame kokku igasuguseid küsimusi, mida me näeme, et tihti inimestel tekib ja et need oleksid lihtsasti ühest kohast leitavad. Ja ka vihjeid on meile võimalik esitada, et meil on selline formaat, et kui sa näiteks leiad või näed või kuuled, siis on anonüümselt võimalik esitada vihje.tii.ee, et siis meie tegeleme juba sellega edasi, et neid laekus meile eelmisel aastal peaaegu 800. Tööõnnetuste kohta. Päris nutune seis. Kui vaadata siin surmi, siis surmaga lõppenud tööõnnetusi oli meil eelmisel aastal 14. Et see on paraku väga kõrge number ja ma tahaks ja loodaks, et mitte keegi ei peaks üldse tööl viga saama. Ja kui vaadata seda päevade arvu, meil on selline huvitav statistika, et kui palju oli neid päevi, millal tööõnnetusi üldse ei juhtunud, siis neid oli kokku terve aasta peale ainult 4. Nii et tegelikult väga, väga vähe. Ja enamus võib-olla nendest on kas siin nädalavahetused, nii et selline iga päev ikkagi väga palju õnnetusi juhtub ja Eestis keskmiselt circa 5 tööõnnetust siis 1000 töötaja kohta. Statistika kohta ütlen seda ka, et kui teid huvitab teatud näiteks maakond või mingi valdkond, siis meil on täiesti kodulehel ka statistika, mida kogu aeg uuendatakse, et sealt saab siis selle kohta rohkem vaadata, et kui ohtlik siis sektor või maakond teil näiteks on. Meil on ka selline võimalus nagu konsulteerimine. Igal ettevõtjal on võimalik kirjutada siis meile oma soovist, et kui nad tahavad, et näiteks töökeskkonna konsultant tuleks nende töökohta vaatama üle, annaks võib-olla nõu sellise värske pilguga, et võib-olla ise olles seal ettevõttes siis ei pane võib-olla tähelegi enam neid murekohti, aga sihuke värske pilk võib-olla siis annab siukse uue vaate. Ja sellest soovist saab kirjutada siis tii@tii.ee ja siis juba teile vastatakse, et kas või millal või mis soov siis täpselt sellega on. Meil on ka olemas töösuhete alane konsulteerimine, et näiteks kui on töögraafikute osas nõu vaja või siis ka vaimse tervise teemal on meil siis konsultant, kes aitab just nende psühhosotsiaalsete ohuteguritega tegeleda. Töövaidlustest
nii palju, et need pidevalt tegelikult on tõusutrendis siin viimastel aastatel olnud ja väga suurtes summades, et need ka summad väga kõvasti on tõusnud. Siin kogu summa eelmisel aastal oli koguni 18 miljonit eurot. Et töövaidlus on niisugune hea viis, kuidas kiirelt sellised konfliktid ilma võib-olla kohtusse minemiseta saab ära lahendada või omavahel ka kompromiss saavutada, mis on meie vaates kõige parem. Et kompromiss oli siin peaaegu 4 miljoni kandis siis summa poolest. Ja kui teil nüüd tekkis mingisuguseid küsimusi, siis soovitan kindlasti vaadata tööeluportaali, aga siin on meie kontaktid ka ilusti olemas, et kus siis lisainformatsiooni leiab, et siis saate meiega ühendust võtta. Nii, aga nüüd ma juhatan sisse meie järgmise esineja, kes räägib siis nüüd spetsiifilisemalt just teie sektorist. Ja Angeelika, palun, võid jagada oma ekraani. Ja kenasti näeme. Väga super. Tere minu poolt ka. Mina olen siis Tööinspektsiooni üldjärelevalve Põhja-Lääne piirkonna juhtiv tööinspektor ja minu siis tänane ülesanne teile on rääkida ohutusest ratastel ja ennekõike siis kantserogeenide ja ohumärgistuse vaates. Kuna me kontrollime autoremondiga seonduvaid ettevõtteid, nii esindusi, töökodasid kui muud, siis me oleme tähele pannud, et teadlikkus kantserogeenidest ja ohumärgistustest on üsna väike ja seetõttu me otsustasime, et me tuleme siinkohal teavitusega appi ja anname siis teada, mida me siis oleme tähele pannud, millised on enim levinud vajakajäämised ja annaksime siinkohal ka näpunäiteid. Et oma esitlusi ma tavaliselt alustan ühe sellise mõttega, kellel kodus on väikesed lapsed või nüüdseks juba suuremad, siis teavad ühte koeratüdruku Lotte lugu, kus koeratüdruk Lotte ütleb oma sõbrale Brunole, et tasa, et keegi tuleb. Ja Bruno ütleb, et tema ei kuule küll, mis tuleb. Ja Lotte vastab selle peale, et õnnetus sai hüüa tulles. Et see on üks selline hea paralleel tõmmata, et õnnetuse hüüa tulles ja kantserogeenidega saabuvad tervisekahjud ei hüüa samuti otse tulles, vaid tervisekahju kantserogeenides ka kokkupuutest kujuneb välja pikaajaliselt. Aga ma asun kohe asja juurde rääkimaks, mis asi üldse on kantserogeen. Et kantserogeen on siis, kantserogeenideks nimetatakse aineid, ühendeid, segusid, mis siis võivad sissehingamisel, allaneelamisel, läbi naha imendumisel põhjustada siis pahaloomuliste kasvajate teket ja põhjustada või suureneda siis nende esinemissagedust. Et teadaolevalt on siis kantserogeenid sellised ained, mis inimestele põhjustavad tervisekahju ja on piisavalt tõendeid, mis näitavad siis ka põhjuslikku seost nende ainete kokkupuutumise ja pahaloomuliste kasvajate tekete vahel. Et kantserogeen on kemikaal suurel määral ja seetõttu, kui me räägime natukene seaduse vaates, siis reguleerib seda nii kemikaalide määrus kui ka kantserogeenide määrus. Ma olen siia slaidile need kokku toonud, te saate peale seda infoüritust ka need slaidid, et siis kes on rohkem huviline, saab ka vaadata siis konkreetsetesse määrustesse ka ise sisse. Selleks, et teada saada kemikaali osas, et kas tegemist on kantserogeeniga, tuleks vaadata kemikaali ohutuskaarti, millel on piktogrammid, kus on siis märgis terviseoht või nagu üks hiidlane ütleb, et katkine hing ja ohulausena siis H350, 350i või 351.
et need on sellised esmased peale vaadates tavapäraselt esimesel lehel juba ohutuskaardil info olemas. Tööprotsessid, mis võivad siis kantserogeenset ohtu põhjustada, ma olen siia toonud välja loetelu tegelikult määrusest, aga need punased on siis need, mida me kõige rohkem näeme ja seostame siis autoremondi töökodadega või üldse autoesindustega, et siis tööprotsessi, kus töötaja võib kokku puutuda siis mineraalõlidega, mis on siis eelnevalt sisepõlemismootoritest läbi käinud. Seda küll on juba vähem, aga siiski me näeme seda. Siis üsna sage on, kus töötaja võib kokku puutuda diiselmootorite heitgaasidega ja ka muud tööprotsessid, kus siis kasutusel on kemikaalid, mis on siis kantserogeensed kemikaalid, aga selle määruse alla käivad siis A1 ja B1 klassi kantserogeenid. Ma räägin sellest natukene hiljem, kuidas seda üldse ka tuvastada. Ja siin on väga kitsamalt nagu ära toodud, et mis siis konkreetselt selle kantserogeenide määruse alla käib, et just siis, kui need kantserogeenid on klassifitseeritavad A1 või B1 kategooria kantserogeenideks või siis selle tööprotsessi loetelu on siis toodud välja siis konkreetselt määruses, et näiteks kokkupuude diiselmootori heitgaasidega või siis kokkupuude auramiiniga või siis kokkupuude lehtpuu tolmuga. Aga siinkohal ma siis püüan üsna kitsalt jääda siiski selle autoremonti puudutavasse raami. Ja ma olen siis, et kus me saame teada, et kas see kemikaal on kantserogeenne, siis selleks tuleb tööandjal küsida oma kemikaalide tarnijalt ohutuskaarti, vaadata selle ohutuskaardi teist jaotist. Teadupärast siis ohutuskaardil on 16 jaotist, igal ühel oma ülesanne info andmise mõttes ja teisest jaotisest me saame teada seda, et mis on selle kemikaali ohuklass, saame näha ka selle ohuklassi kategooriat ja ohukategooriat ning ohulauset ja kui sellel on siis karts 1, nagu siin ära on toodud, siis tegemist on kantserogeense kemikaaliga, mille puhul siis kehtib kantserogeenide määrus ja natukene enam nõudeid kui see, mis tuleb kemikaalide määrusest. Sellest ma räägin ka mõne hetke pärast, et see siin konkreetne peaks olema benseeni ohutuskaart. Väljavõte sellest. Aga nagu ma eelmine mainisin, siis tööandjad peavad need ohutuskaardid ohtlike kemikaalide puhul siis hankima, neid ohutuskaarte töötajale tutvustama, et töötajad siis oleksid teadlikud nende töös kasutatavate kemikaalide ja nende materjalide ohutusandmetest, mida siis kemikaali tarnija siis töötajatele siis selle kaardi abil edasi annab või ka kemikaali tootja. Ohutuskaardi tuleb tutvustada töötajale ja töötaja jaoks on esmaolulised siit, ma tooks välja 3 punkti. Esimene on siis teises jaos oleva ohtude identifitseerimine ehk kui juba pakendil ka tavapäraselt on näha need piktogrammid, siis tasub juba nina ohutuskaarti pista ja vaadata, mis selle piktogrammi alt laiemalt lahti kirjutab. Aga teise jaotise teises punktis on siis ära toodud mitte ainult üks, vaid neid võib olla rohkem vastavalt siis selle kemikaali omadustele. Siis töötaja jaoks on hästi oluline ka isikukaitsevahendid. Ehk et töötaja siis peab tutvuma ka 8. jaos olevate isikukaitsevahendite kasutamise nõudega ja ka tööandja eelnevalt siis hangib need vastavalt seal välja toodud nõuetele need isikukaitsevahendid töötaja jaoks. Ja kindlasti ka siis jagu 4, kus on ära toodud esmaabimeetmed ehk et mida teha siis,
kui on olnud kokkupuude kemikaaliga, juhuslikult ei ole isikukaitsevahendid kasutatud, et mida teha, kui kemikaali on sattunud suhu, silma, nahale. Et seal on antud siis konkreetsed juhised. Aga kui tulla tagasi selle kantserogeeni juurde, et mida siis veel lisaks tavaliselt kemikaalide määruses toodud nõuetele kohandada, siis täiendavad tegevused on siis välja toodud kantserogeenide määruses ja selleks on esiteks tuleb esitada teatis 30 päeva enne kantserogeenidega töö alustamist. Teiseks siis tuleb töötajale korraldada enne kantserogeeniga kokkupuute algust tervisekontroll töötervishoiuarsti juures. Kui muul juhul on siis üldjuhul 4 kuu jooksul tööle asumisest, siis kantserogeenide puhul enne. Siis tuleb pidada töötajate arvestust nende töötajate osas, kes siis kantserogeenidega kokku puutuvad ning neile tuleb läbi viia eelnev väljaõpe konkreetselt kindla sisuga ehk et seadusandja on andnud ette kindlad nõuded, millised peavad olema siis töötajale tutvustatud ja ka väljaõppe läbi viidud. Aga ma räägin igast punktist eraldi. Kui ma tõin välja, et tööandja peab esitama teatise enne siis kantserogeense ainega töö alustamist, siis sellest teatisest tuleb siis välja tuua kantserogeensete ainete loetelu ehk nimetused. Ja ka kui on näiteks tööprotsessid, kui me räägime autoremondi töökodades, siis tavaliselt ongi siis tööprotsess näiteks mootori seadistamisest tingitud siis diiselmootori heitgaasid, siis nende kogused. Diiselmootori heitgaaside puhul otseselt koguseid ei ole võimalik sinna määrata, eks ju. Et pigem siis järgmine punkt, et töötajate arv, kes sellega kokku puutub ja kestvus tööpäeva või töönädala jooksul. Ja siis abinõuded siin hulgas siis ongi, et kas on mingid ühiskaitsemeetmed või siis on töötajatele, milliseid isikukaitsevahendid olete siis ette näinud, et neid siis välja tuua. Olen siia märkinud ka töötajate teavitamine ehk, et kui ettevõttes on neid kantserogeenseid kemikaale või ka seadmed, millega siis neid kantserogeenseid kemikaale siis kasutatakse, siis peab neil olema kindlasti märgistus peal ehk mis selle seadme või konteineri sees parajasti milline kemikaal seal on. Niisamuti ka peavad olema ära märgistatud torustikud, kui neid seadmeid ühendavad omavahel torustikud. Ja samuti käib selle töötajate teavitamise alla ka seesama kirjalik juhis, et selle kohta ma annan ka natukene kohe siin näpunäiteid. Et kirjaliku juhise all siis tööandja annab edasi olulise info nende kantserogeenide kohta, millel on siis tervist kahjustav toime ehk töötajad siis peavad teadma konkreetselt, millised kantserogeenid on, mida see kantserogeen endast kujutab ja niisamuti tuleb siis teavitada seda, et teadupärast kantserogeenide ja suitsetamise samaaegsel kokkupuutel või ühes perioodis kokkupuutel see risk tervisekahjustuse tekkeks suureneb, et see on teaduslikult tõestatud ja seetõttu oleks tööandja peab teavitama seda, aga oleks ka võib-olla töötaja poolt mõistlik, et ta oma suitsetamisega ka ühele poole saaks ehk ta selle suitsetamise ära lõpetaks. Et nii ehk naa on see suitsetamine tervisele kahjulik. Aga sellisel juhul on lihtsalt siis veel kaks tervist kahjustavat tegevust. Siis peab ta välja tooma siis need kokkupuute vältimiseks rakendatavad ohutusabinõud. Et mida ta siis on, millised abinõud on siis ettevõttes ette nähtud, et
et kas siis on ühiskaitsemeetmed, kas on viidud kas kantserogeenidega töötamine ühte kindlasse ruumi, mis on ainult suletud ja sinna keegi teine ei pääse, mis on ka mõistlik. Või siis, kui on suuremas ruumis mitu inimest koos, eks ju, et siis inimesed on teavitatud, nad on ja neil on tagatud isikukaitsevahendid, et autoremondi töökojas siis, mis seal siis põhiline on see, et kui asutakse näiteks tegema mingit mootoridiagnostikat või on mootoriremonti, on vaja seda mootorit käitada, et kindlasti oleks siis auto heitgaaside väljalasketoru ühendatud siis väljatõmbega ja teised töötajad oleks ikka teadlikud ja sellel hetkel siiski võiks olla ees ka hingamiskaitsevahendid. Kui me eelmisel aastal viisime läbi kantserogeenide sihtkontrolli, siis väga sageli just me nägime sõidukite ülevaatuspunktides, kus tegelikult sõiduki mootor töötab pidevalt, siis me nägime ka selliseid kohti, kus sõidukite kanalites ei olnud ventilatsiooniavasid ehk ventilatsioon ei olnud tagatud, siis siinkohal on hästi mõistlik tagada andurid, mis annavad siis ka märku, kui saastatus on kõrge. Lihtsalt üks meede tuli mul hetkel meelde kohe siia jälle näpunäide anda. Aga siis järgmine punkt, millest peab siis seal juhistes ja väljaõppes rääkima, on ohumärguannete tundmine ehk millised on need ohumärguanned ehk CLP-märgised või siis kui on näiteks avariiohtlik olukord, et kuidas siis töötajatele antakse märku, et nüüd on avariiohtlik olukord. Et autoremondi töökodades seda pigem ma ei ole kuulnud, et oleks, aga kui me räägime nagu suurtes keemiaettevõtetest, siis seal on välja töötatud kindlasti sellised süsteemid. Siis millised on ettevõttes kehtestatud hügieeninõuded? Et kas siis võib süüa, juua samal ajal või mitte, eks ju, et ikkagi mitte. Ja enne üldse puhkepausile minekut, söömist, joomist, pesta käed, näod ja vahetada ka riided, et ei oleks seda saastumist ja töötajad ei sööks ja jooks sisse siis kemikaale. Ning siis samamoodi on siis kirjalikud juhised isikukaitsevahendite ja kaitseriiete kasutamise korrast, ehk mis on see eesmärk, miks veel isikukaitsevahendeid kasutatakse ja milliseid ning milline see kord on, eks ju, et enne töökeskkonna minekut siis tuleb need kaitseriided selga panna, enne ohtliku töölõigu alustamist isikukaitsevahendid endale siis külge panna. Ja siis tegutsemisjuhised ohtliku olukorra tekkimisel ehk seesama, et milliste märguannetega antakse seda teada, et nüüd on ohtlik olukord. Et töötajal oleks siis selge, et kus on siis evakuatsiooniteed, kuhu kogunetakse ja nii edasi. Et siin on üks näidis kirjalikest juhistest, mis me oleme kiirelt kokku pandnud, et sellel võiks olla siis tutvustus, mis asi üldse on kantserogeen. Me oleme pannud siia ka, et töötaja oleks siis teadlik, mida see kantserogeen endast võib kujutada, et toodes välja, et need võivad põhjustada tervisekahjustusi, niisamuti olla surmavad ja nii edasi. Esmaabivahendite märgistus, silmadušimärgistus, et töötajale oleks selles ohutusjuhendis võimalikult palju infot, aga hästi lihtsal viisil, et need ohumärguanded, mis te töökeskkonnas kasutate, siis need oleksid ka ohutusjuhendis, et see annab veel kaalu selle ohutusjuhendis kirjutatu kohale jõudmisele ja ajus ära fikseerimisele, et kui see on veel värviline ja hästi lihtsalt selgeks tehtud, et siis on sellel ka rohkem mõju, et me oleme tähele pannud ka seda, et kui ohutusjuhendid on sellised pika kuiva tekstiga, siis inimesed ei kipu neid lugema ja eriti peale tulev põlvkond, kes armastab üldse väga vähe lugeda, et nende jaoks on just sellised blinkivad ja värvilised asjad pigem haaravamad.
et siin on siis jah ära toodud, et kuidas siis kemikaale identifitseerida, et ära selgitatud piktogrammide tähendused, isikukaitsevahendid, et siin on just ära toodud, et millised siis need isikukaitsevahendid, kas on kohustuslik, eks ju, ja nii edasi. Ja tööhügieenist me oleme siia näidise toonud ning samuti, et suitsetamine on keelatud, sealhulgas ka veipimine. Ja mida teha siis peale tööd, kui sa oled oma töö ära lõpetanud. Et sellised hästi lihtsad juhised ja see on lihtsalt näidis, et kes soovib, saab veel enamat siia kirjutada, et see sõltub tegelikult ettevõtte tegevusprofiilist, aga see on niisugune basic, mida siis seadusandja on ette kirjutanud, et milline see siis nii-öelda juhendamine ja väljaõppe kantserogeenide kasutamisel peab tööandja poolt olema läbi viidud. Ja siis üks tähelepanek veel sellest eelmise aasta sihtkontrollist. Tööandjad olid juhendamise ja väljaõppe töötajatele läbi viinud. Töötajad olid töötanud juba aastaid, mõned aastakümneid, aga seda väljaõpet ja juhendamist ei olnud kirjalikult registreeritud. Ehk et ikka kirja panna, millal väljaõppe läbi viidi, mis selle sisu oli, või panna täiesti selle juhise nimetuse ja töötaja peab siis ka toimunud juhendamist ja väljaõpet kinnitama. See tähendab, et kas siis kirjalikult allkirjaga või siis kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, et oleks hiljem võimalik tõendada, et töötajale on see väljaõpe ja juhendamine läbi viidud, et vaidluse korral oleks siis selge, et see nii on toimunud. Selline küsimus tekkis vahepeal, et kas seda kirjalikku näidist, mis siin on, et kas see juhis on kuskil ka saadaval? Me saame seda ka jagada nende slaididega koos. Et seda me eelmine aasta ka jagasime, kui me seda kontrolli läbi viisime, et see on siis näidis, seda saab täiendada, siia saab juurde lisada, et see on tehtud puhtalt selliselt, et ega me ju ei tea, millises ettevõttes, millised kemikaalid kasutusel on, aga siis saab juba ise juurde lisada ja ma olen juba näinud ka tööandja saatis tagasi oma täiendatud juhise, nii et väga super. Aga lisame siis juurde nendele slaididele ka, kui me nüüd siin laiali saadame. Aitäh sulle! Nii. See slaid räägib sellest nõudest, et kui töökeskkonnas töötajad puutuvad kokku kantserogeeniga, siis peab tööandja pidama kantserogeenidega kokku puutuvate töötajate kohta nimekirja. Seda nimekirja peab siis tööandja hoidma asjakohasena ja säilitama vähemalt 40 aastat pärast töötaja viimast kokkupuudet kantserogeeniga. Tegelikult selles määruse sõnastuses on see natukene pikemalt, see räägib ka mutageenidest ja reproduktiivtoksilistest ainetest, aga ma jäin hästi kitsalt nende kantserogeenide juurde, et muidu läheb meie aeg siin lõhki, kui ma kõigest väga detailidesse lähen. Aga andmed nimekirja, mis sinna kirjutada? Töötaja eest perekonnanimi loomulikult, siis tema tööülesanded, mis töötaja teeb, siis samamoodi, mis on see kantserogeen, ehk näiteks diiselmootori heitgaasid või siis mineraalõlid või on mõni muu või näiteks bensiin või diisel, millega töötaja kokku puutub, eks ju. Ja nii samuti, mis on see kestvus, et ma mõistan, et seda kestvust ongi raske kohati määrata, seda me kogesime möödunud aastal, siis lihtsalt võetakse statistiline keskmine, eks ju, et töötaja ei tööta 8 tundi päevas selles diiselmootori heitgaasis, aga siis tulebki vaadata, et kui pikalt seda kokkupuudet, et mõni autoremondi töökoda on puhtalt ainult rehvide vahetusele võib-olla orienteerunud, et siis ongi, et see auto sõidab sisse, uks on lahti, see diiselmootori heitgaas ei jõuagi sinna kuskile ladestuda, kui see üldventilatsioon ka töötab, et siis sellisel puhul on see väiksem, eks ju, aga kui me räägime näiteks ülevaatuspunktidest, siis jälle on see kokkupuude suurem. Et seda tuleb siis iga juhtumi puhul siis eraldi hinnata.
et see nimekirja näidis on meil ka siin olemas, et selline ta välja näeb, et ei midagi keerulist. Siis ma räägin ka tervisekontrollist, millel ma enne õrnalt peatusin, ehk et kui me räägime määruse vaates, siis määrus ütleb, et tööandja tagab, et töötajad läbivad tervisekontrolli. Töötervise ja tööohutuse seadus üldjuhul siis ütleb seda, et tööandja korraldab selle tervisekontrolli ja nende kahe õigusakti koosmõjus siis ikkagi tööandja peab siis olema veendunud, et enne kui ta selle töötaja sinna tööle lubab, on töötaja siis tervisekontrolli läbinud, kui tema töös on kokkupuude kantserogeenidega. Et välistada siis see, et töötaja siis võib juba haige olla või võib olla nagu mingi soodumus haigestumiseks. Et teadupärast siis töötervishoiuarst ei anna detailandmeid ehk delikaatseid andmeid tööandjale töötaja tervisliku seisundi kohta, küll aga ta siis annab ettepanekuid ja soovitusi selleks, et töötaja töövõime siis säiliks ja et ta siis pikaajaliselt teie juures töötada saaks. Ja ka teie juurest võib-olla läheb edasi järgmisse töökohta ja olekski kogu oma elukaare terve. Me räägin siinkohal ka esmaabivahenditest, sest oli kohti ka möödunud aasta sihtkontrolli käigus, kus esmaabivahendeid tagatavus oli, ütleme niimoodi, et kapp oli seina peal, aga esmaabivahendeid selle sees ei pruukinud olla. Et esmaabivahendeid tööandja peab siis tagama, et töökohal oleksid esmaabivahendid, nende asukoht oleks selgelt märgistatud, et esmaabivahendid oleksid kättesaadavad, et seal esmaabivahendite hulgas oleksid need esmaabivahendid, mis oleksid vajalikud ja tulenevalt siis nendest ohuteguritest, mis siis töökeskkonnas on ilmnenud. Et täna ei ole seda õigusakti, mis ütleb täpselt, et vaat sul peab olema 2 rulli sidet ja 3 plaastrit ja nii edasi, aga siiski ja see vana määrus ei andnud ka seda juhist, et kui on põletusoht näiteks köögis, siis et sul võiks olla üks hüdrogeel seal, eks ju, et täna ikkagi, kui tuleb võtta selgelt mõistust, tavapäraselt ikkagi üks klassikaline esmaabipakk, pluss siis need vahendid, mis siis tulenevalt nendelt töökeskkonna ohutegurite hindamisest on meil kohal, et kui meil on ikkagi põletusoht, siis me tagame sinna ka ühe hüdrogeeli või kui on äralöögioht, siis jääd. Ja niisamuti peavad siis esmaabivahendid olema juurdepääsetavad. Meie oma kontrollides näeme aeg-ajalt selliseid olukordi, kus esmaabivahendite kapp on ilusasti seina peal ja kui juhtuks õnnetus, siis ei ole võimalik sinna kapile ligi pääseda, sest esmaabivahendite kapi ette on ladustatud autoremonditöökodades sageli kanistreid, mingisuguseid vanu rehve, puidutööstuses me oleme näinud täiesti puiduprusside alla mattunud esmaabivahendite kappe, et siis vahest tekib küsimus, et kuidas nad seda esmaabi oma töötajatele tagavad, kui need kapid on kinni mattunud. Aga ja esmaabivahenditele peab olema vaba ligipääs ja seetõttu ma soovitan hästi nutikas esiteks oleks see, et panna silt ära ladustusi ette, aga kõige lihtsam viis erinevaid õnnetusi ära hoida ja kindlaid reegleid hoida on märgistus. Meil on kokkuleppeline märgistus põrandale esmaabivahendite nii-öelda kapi ette maha märkida punane ruut, siia ette me ei pane asju, mis meil parajasti käes on. Et asjade ladustamiseks on kindlad kohad, et hoida seda töökeskkonda puhtana ja olekski korralik reeglistik. Et see kipub selline asjade pilla-palla olemine kipub olema väiksemates kohtades. Kahjuks võib-olla on see
jah, et inimesed on tööhoos ja ei pane tähele, et tööprotsess peab käima, aga aeg-ajalt tasub siiski maha istuda ja vaadata, et mis meie ümber toimub. Et hästi hea veel üks mõte siia juurde, kui me räägime üldse ohtlikest kohtadest, kuhu ma siis ka selle ettekande lõpus jõuan. Kui tööle võetakse uus inimene, siis andke talle näpu vahel üks paber ja ta nädala aja jooksul märgib üles, kus ta komistas, koperdas, võib-olla koguni kukkus. Et need aitavad ka seda töökeskkonda paremaks muuta, kui ta selle paberiga siis teie kui tööandja juurde nädala pärast ilmub. Jätkates esmaabi tagatavust, siis selleks, et esmaabi oleks hästi tagatud, peavad nähtavale kohale välja pandud olema ka esmaabi andmise juhised, kindlasti hädaabi number 112, kellel jälle väiksed lapsed on, kes lasteaias käivad ja tulevad koju ja räägivad, et vaata, emme issi, meile räägiti 112, siis oma töötajatele ka nalja pärast hommikul meelde tuletada. Ja esmaabi andja siis nimi ja telefoninumber kindlasti välja panna, et kui on kriisiolukord, siis kipuvad numbrid meelest ära minema, ka seesama 112, et kui see saab lihas mälusse, siis võib-olla on natukene ka lihtsam ja neid numbreid võib panna rohkematesse kohtadesse kui ainult siis esmaabi vahendite juurde. Ma kindlasti soovitan seda hädaabi numbrit ja esmaabi andja nime panna esmaabi vahendite juurde, sest kui inimene suudab seostada ja meelest pidada hädaolukorras, et kus on esmaabi vahendid, ta näeb seda valget risti rohelisel taustal, siis kogu see abi ongi ühes kohas, et see oluliselt aitab kiiremini siis ka toimetada. Et muul juhul, kui ta on kuskil koridoris seina peal, nagu aastakümneid tagasi oli selline partorgide korktahvel kuskil koridoris ja seal oli kogu info siis tegelikult tootmisruumist või saalist sinna joosta ja otsima neid andmeid on üsna mõttetu, eks ju. Kemikaalide käitlemisel peab olema tagatud ka silmadušš ehk silmaloputusvedelik ja niisamuti ka nendes kohtades, kus on oht võõrkeha sattumiseks silma. Et autoremondi töökojad on üks kindel koht ja seda võib juhtuda nii lihtsa remondi käigus, sealt võib mõni vedru hüpata ja teine, et ka tänavatel sõitmise tulemusena autole kinni kittinud tolm ja muud ained, liiv ja muld ja puru, mida siis remondi käigus võib sealt lenduda, et siis kindlasti neid töid tuleb ka teha prillidega. Ja mida ütleb ka siis määrus, eks ju, et kergesti ligipääsetavas, sarnaselt selle esmaabi vahenditega, et ligipääsetavus on hästi oluline märksõna ja selgelt märgistatud kohas. Et seesama märgis, mis siis siin ekraanil on, et see tähistab siis silmaduši asukoha märki ja seda märgist, kui tegemist on jälle üks tähelepanek kontrollidest, et kui tegemist on suurema ruumiga, siis ei tasu neid märke panna väga madalale. Et märgist peab olema nii piisavalt suur ja nii piisavalt kõrgel, et ka kaugemas servas olev töötaja näeb seda. Et see kehtib nii esmaabi vahendite asukoha osas kui ka silmaduši osas, et kui inimesel juba midagi silmas on, ega ta siis ise niimoodi otseselt vaatama ei hakka. Seetõttu on hästi oluline, et silmaduši ei asuks sellest töökohast väga kaugel kõrvalruumis või kui käigutee on selline mitmete, ma ei tea, tõstukite vahelt läbi sinka-vonka, et sellest tegelikult ei ole kasu. Et ta peaks olema mõistlikus kohas ja töökohale võimalikult lähedal just seal, kus see oht siis kemikaali või ka võõrkeha silma sattumiseks on kõige suurem. Ma edastan siinkohal sellise haakuva küsimuse ka, et kas selle silmaduši asemel sobivad ka silmaloputusvahendid ja spreid? Jah, see silmadušš on selles mõttes selline lai mõiste, et meil on olemas siis silmadušid, mis ongi sellised
keemiatööstuses niisugused suured dušid, kus sa siis peale kummardudes 2 silmale saad loputada pikaajaliselt. Aga kui tuleb inspektor ja ta räägib silmadušist, siis üldjuhul peab siin ongi hea näide kolleegi laual, peab inspektor silmadušima ehk siis sedasama loputusvedelikku, mis on vähemalt 250 milliliitrit suur. Selle silmaduši mahu või suuruse tegelikult annab kemikaali ohutuskaart ja just seesama esmaabi punkt, see 4.1, kus räägib silma loputamisest, kui pikalt seda silma tuleb loputada, eriti hullem see kemikaalide puhul. Minu kogemus on ka selline, kus siis tööandja on läinud apteeki ja küsinud silmaduši ja on tulnud välja sellise asjaga. Ta on saanud mulle foto sellisest asjast. Kui vaadata siia sisse, jah, siin on kiri, et sobib silmade loputamiseks, aga ta sisaldab ka teatud raviainet, eks ju, siis see ei ole silmaduš. Sellega ei suuda ära loputada kemikaali silmast. Et kindlasti, kui te lähete seda silmaduši hankima, siis ärge sellega nõustuge. Et silmaduš ehk loputusaine on ikkagi suuremas pudelis, et see on silma niisutustilgad või väga kerge loputus. Aga liigun edasi. Isikukaitsevahendid ehk me oleme jõudnud natukene ka selle märgistuse juurde. Töökohad, kus tuleb kasutada isikukaitsevahendid, tuleb märgistada vastava märgisega. Ehk et kas on vajalik kasutada hingamiskaitsevahendid, kaitseriideid, kaitsekindaid, jalatseid, kuulmiskaitsevahendeid, kaitseprille, kiivrit, kõik sellised kohad, kus siis töötaja peab kasutama isikukaitsevahendid, tuleb märgistada. Üldjuhul isikukaitsevahendi kasutamist kohustust või seda riski hinnatakse siis riskianalüüsis ehk riskianalüüs on kõige alus, kõige selline A ja B, millest kõik see saab alguse, aga me kasutame ka oma tervet mõistust ehk et riskianalüüs küll peab olema, aga me vaatame ka reaaleluliselt, et kui seal ikkagi on oht, siis me paneme ka sinna selle märgise ja nõuame väljastame töötajale isikukaitsevahendid ja nõuame nende kandmist. Ja määrus siis ütleb ka, et isikukaitsevahendid siis tuleb kasutada sellistel puhkudel, kus ohutegurite mõju ei saa vältida või muul moel, kui isikukaitsevahendid kasutada. Alati esimene reegel on see, et ühiskaitsevahend, eks ju, ühiskaitsemeede, aga kui seda ei ole, siis isikukaitsevahend. Ja siis ma olen siia alla toonud see viimane punkt, et kuhu siis paigaldada see isikukaitsevahend ikkagi selle ohualale sisenemise juurde. Et kui me läheme näiteks värviruumi, kus värvitakse, siis me panemegi endale selga kostüümi, hingamiskaitsevahendi, siin on koos kogu visiiriga, eks ju, et kui seda ei ole, siis kaitseprillid. Et kogu varustuse. Kui nüüd on tegemist sellise spetsiifilise töövahendiga, mis tavapäraselt on selline müra tekitav mingi seade, siis võib ka sellele seadmele peale panna või seadme juurde, otse seadme kõrvale, et tavaliselt on need mingisugused puurpingid või lõikepingid, et siis pannakse ka selle juurde, et kui suures ruumis nii-öelda siis ongi seda üks konkreetne seade on see ohutegur. Aga üldjuhul jah, pannakse selle ruumi. Nii. Siin ma olen välja toonud ka, et tööandja siis peab varustama töötajad isikukaitsevahenditega. Kemikaali vaatest või kantserogeenide vaatest lähtuvalt siis tööandja nii ehk naa peab küsima ohutuskaardi ja ohutuskaardil jaotises 8.2 on välja toodud siis millise kaitseklassiga need isikukaitsevahendid peavad olema. Et kui meil on ikkagi tegemist kemikaaliga, siis ei sobi need ühekordsed kindlad, mida me kasutame, ma ei tea, võib-olla käte kaitsmiseks, kui naisterahvad käivad seenel või siis kodukoristamise tavalised need kollased või roosad või rohelised kindad, mis on
kas Selveris või Rimis või muus poes nii-öelda saadaval kemikaalide käitlemisel kasutatakse ikkagi keemiakindlaid. Aga seda, millist tüüpi, siis see on juba ohutuskaardil kirjas. Samuti peab siis tööandja tagama, et töökohal oleks ruum. Me oleme seda natuke kitsendanud ka kapp või karp isikukaitsevahendite hoidmiseks. Seda selleks, et ära hoida siis isikukaitsevahendi kahjustumine töökeskkonna mõjurite eest, kus on siis kas tolm ja tolm seob endasse kemikaale ja kui need ladestuvad isikukaitsevahenditele, siis väheneb selle isikukaitsevahendi kaitsevõime ja plussis hügieenilisus ka, et üldjuhul, kes ikka tahab seda väga tolmust asja endale külge panna. Et väga sageli me näeme kas kaitseprille või siis kõrvaklappe lihtsalt vedelemas, kas siis seinal, konksu otsas, laua peal, seal kemikaalipudelite vahel. Neid juhtumeid on väga palju erinevaid, et ma olen neid kole pilte siia ei tahtnud panna, et mitte anda siis sellist vaadet halvale eeskujule. Aga jah, et selleks võib täiesti võtta tavalise plastikkarbi, mis on nii-öelda klikiga suletav, et sinna ka see tolm sisse ei tungiks, sinna töötaja nimi peale. Ja mõistlik oleks tegelikult hoida neid isikukaitsevahendeid töökoha läheduses. Kui isikukaitsevahendid kipuvad olema riietusruumis näiteks, siis ei kiputa neid endale neid kasutama, sest ei viitsita minna sinna riietusruumi neid võtma. Et seetõttu on nutikas neid hoida töökoha läheduses. Ja samuti tuleb siis töötajale väljastatud isikukaitsevahendite üle pidada arvestust just seetõttu, et oleks hiljem võimalik tõendada, näiteks kui on õnnetusjuhtum, et töötaja on neid isikukaitsevahendid saanud ja tal on räägitud, juhendatud, et kuidas neid kasutada ja miks neid kasutama peab. Kui tegemist on sellise isikukaitsevahendiga, mis on kuluartikkel, mida töötaja saab võtta vabalt kindlaks määratud kohas, näiteks enamasti ongi ettevõtetes mingid kapid, riiulid, kus on eri suurustega kindad või siis on ruumi sisenemisel kõrvatropid, siis esimene väljastus tuleb kindlasti kirja panna, taha märkige kuluartikkel. Ja siia ma ei ole kirjutanud, aga tööandjal on kohustus ka jälgida, et töötajad isikukaitsevahendeid kasutavad. On arusaadav, et töötaja ei saa kogu aeg olla iga töötaja kõrval üheaegselt, küll aga tasub teha pistelist kontrolli. Ja siin on väga suur roll volinikel, et nüüd tuleb selline kiire põige, et miks on vajalik valida ettevõttes töökeskkonna volinik, sest ta aitab samuti hoida, olla hea selle eest, et töökeskkonnas on töötada ohutu ja töötajad ei jätaks kahe silma vahele enda tervise eest hoolt kandmast. Kui see puudutab nüüd jälle seda, ma olen siia toonud määruse 308, mis räägib kantserogeenidest ehk et tööriietuse vajaduse tagab siis ennekõike riskide hindamine töökohal ja kui töötaja puutub kokku kantserogeenidega, siis peab tööandjatele andma ka asjakohase tööriietuse, vajadusel kaitseriietuse ja hingamisteede kaitsevahendid, et see käib tegelikult selle eelnevalt käsitletud isikukaitse vahendi temaatikaga kokku. Veel märgistusest, kuna meie teemaks oli ka märgistus lisaks kantserogeenidele, et töökeskkonnas olevad kemikaalide taara, seadmed, torustikud peavad olema märgistatud. Siin on siis kaks vasakpoolset pilti, mis on siis minu enda leiud töökeskkondadest, vasakul pool kellukese limonaad. Vabalt oleks võinud olla see ka näiteks limpalimonaad, mis ongi kollane. Et võib-olla ainuke, mis siis siin võiks olla eristav, on see kummivoolik seal sees, aga me täna ei tea ka, mis selle pudeli sees üldse on. Et selliseid juhtumeid ei tohi olla. Niisamuti see keskmine, tegemist on autopesulaga.
kus siis ei olnud mitte ühelgi nendest pudelitest peal infot, mis seal sees päriselt on. Kemikaali ümbervalamisel teise taarasse peab olema äärmiselt tähelepanelik, sest ei ole teada alati, kuidas see taara materjal reageerib kemikaaliga, esiteks. Ja teiseks kindlasti tuleb see ümbervillitud kemikaali anum märgistada siis teabega kemikaali nimetus ja ka ohupiktogrammid. Et millist ohtu see kemikaal konkreetselt kujutab. Et isegi kui me paneme siia peale näiteks, ma ei tea, lakibensiin, siis noor töötaja ei pruugi üldse teada ja tal ei ole ka meeles, kui ta neid ohutuskaarte talle tutvustati, et mis see lakibensiin endast kujutab, eks ju. Et võib-olla ta on ainult kergelt ärritav. Et jah, seetõttu on oluline, et kemikalitaaral oleks peal ka märgistus, millist ohtu ta kujutab. Ja vasakul pool on siis üks suur tonnine konteiner, millel on siis peal originaalmärgistus, et selline, see on see, mis peaks siis kemikaalil taaral peal olema. Ohualade märgistus. Ma olen toonud sinna, ma kahjuks ei leidnud paremat pilti, aga see on minu kolleegi pilt, kes siis on käinud ehitusobjektil, ehk kui töökohas on ohualad, siis paigaldakse ohutusmärk selle ala sissepääsu juurde. See on see sarnane teema, kus ma enne rääkisin isikukaitsevahenditest. Et siin on ilusasti ära toodud märgis, et info, et mis siis sellel ohualal, konkreetselt sellel siin puhul siis ehitusobjektil, aga see võib olla vabalt ka mõni garaaž, mis seal siis, millised ohud seal on, eks ju, siin on üldse, et võõras ära sisene, aga üsna sage ja enamasti, mida me näeme, on see siin need 3 kollast kolmnurka liikuv veok. Ehk, et kui on liikuvad sõidukid, siis tuleb varustada siis sisenemiskoht sellise märgisega. Ja samuti, et kui siis sellele ohualale sisenedes tuleb kanda isikukaitsevahendeid, autoremonditöökodades sageli, siis enamasti ongi need näiteks turvajalatsid, siis või ka helkurvest, kui tuleb keegi võõras, kes ei ole seal töötaja ja oht on natuke suurem, et ka need nii-öelda töökojas töötavad inimesed näeksid, et see on võõras inimene ja ta ei tea meie reeglistikku, siis oleks ta kergesti nähtav. Mis veel on, mida ma olen tähele pannud, autoremonditöökodades kliendi teenindusalalt on otse uks remonditöökotta. Et kas siin, isegi kui need on meie enda töötajad, need samad klienditeenindajad, kes käivad seal taga siis töökojas võib-olla mõne kliendi pärast midagi siis remonditehnikule ütlemas, kas siis peab olema uksel märgistus. Tegemist on ohualaga veel kord meelde tuletamaks. Päris elus on nii, et inimesel ei ole ainult töömõtted, vaid palju mõtteid võib tulla kaasa ka kodust. Mingi eluline probleem on kuskil, mis aeg-ajalt kerkib kuklast esile ja see tahes-tahtmata võetakse tööle kaasa. Et seetõttu siis veel kord äratamaks tähelepanu siis uksele ka üks korralik kollane märgis, et tegemist on ohualaga. Ohtlikud kohad, et see vasakpoolne, kui me nüüd siis kasutades oma fantaasiat võtaksime ära need kollase mustad, riibulised, kleebised ülemiselt ja alumiselt astmelt, siis tegelikult siin vahel on trepp, aga me ei märkaks seda treppi. Et need kohad, kus töötaja võib komistada, kukkuda, ennast ära lüüa, tuleb märgistada, hoidmaks ära siis õnnetust, et alati ei pruugigi õnnetus olla suur, aga ta võib olla ka ebamugav, eks ju, aga kui see märgis on seal peal, siis üldjuhul inimene märkab, et siin on ohtlik koht. Ja seda siis kas kollase musta või punase valge vahelduvate joontega. Mu isiklik praktika tegelikult on see, et kollase mustaga on mõjusam, võib-olla tuleb see mingisugusest evolutsioonilisest aspektist, et kimalased ja muud tegelased, ka mürkmaad on sellise kollase ja mustaga, et ma ei tea, kas sellest, aga see mõjub kuidagi, on mõjusam ja kergemini nähtavam, et siis vaadata, et igat trepiastet ei pea ära märgistama, kui me räägime treppidest, aga vähemalt ülemine, alumine aste või kui on sellised autoremonditöökodades on sageli ka tõstukite
viimane oli mul üks 4-post tõstuk, kus toide oli toodud kuskilt eemalt, ei olnud nagu tagatud kas ülevalt või siis ei olnud eelnevalt läbi mõeldud ja seal oligi see kaabeldus oli keset põrandat, kuhu taha siis võis ka kukkuda, et siis ka märgistada, kõige parem on sinna ikkagi üks konkreetne kate peale, aga sageli, kuna see kaabeldus on ka päris kõrge, selline 2-3 senti, siis kindlasti ka seesama peale pandud kate ära märkida. Kõige parem ongi võib-olla kohe osta selline kate, mis on sobivat värvi, et siis ei pea seda kleepima hakkama, sest kleepimise häda sageli on ka see, et need kleepribad võivad maha tulla. Et siis peate kleebise müüjaga aru pidama, et kuhu see läheb ja võib-olla soetama sellise natukene mõjusama kleebise, kui esialgu oli plaanis. Veel ohtlikud kohad autoremondi töökodades, siis siin üks kanal, mis on ka, kust võib siis kohe õnnetus vaatab otsa, sest me töötuhinas ei pruugi üldse näha seda, et meie kõrval on kanal, aga kui see on märgistatud siin puhul siis kollasega, siis hakkab see hästi silma. Ja parempoolne on siis märgistatud turvaala. See on ka üks kolleegi pilt, ehk siis niisamuti on edasi antud, et seal on mingi ohtlik koht, sinna ei tohi minna. Autoremondi töökodades me oleme kokku puutunud ka sellega, et sageli on kliendid, just see puudutab selliseid väiksemaid punkte, kus klient ikka tahab teada, et mis te minu autoga teete, et ma tahan ikka juures olla ja võib-olla sellist, siis võite julgelt öeldagi, et see on ohuala, sinna võõraste ligipääs keelatud. Ma olen näinud ka sellist eelmine aasta ülevaatuspunktidest, kus oli loodud siis meeter 20 ohuala, see oli kettidega eraldatud ja põrand oli ka kollase triibuga märgistatud, et oleks siis loodud kindel tsoon, kus siis võib olla ja kust maalt edasi liikuda ei tohi. Oih, nüüd mul on üks vale fail. Ahah, see on õige. Tahtsin näidata ka sellist asja, et kui meil on siis heitgaaside äratõmbe torustik loodud, et ühendada seda siis heitgaasi toru külge sõidukil, siis tasub jälgida, mis seal lae all toimub. Et see on siis ühe suurte sõidukite remondipunktist, kus ma pistsin nina korraks taevast, et näha, kuidas selle ventilatsiooniga ikkagi lood on. Ja avanes selline kurv vaatepilt, tööandja ise oli ka üsna kohmetunud ja ega ta ei olnudki märganud seda, et sellisest torustikust on ka üsna vähe abi. Et üks korralik sisekontroll aastas läbi viia või kui asjad on alguses väga segamini, mida me ka näeme, siis vähemalt kord kvartalis, et saaks asjale joone alla ja väga mõistlik oleks dokumenteerida. Et me tuvastasimegi selliseid puuduseid, me nüüd parandame ära, kes asjaga tegeleb, sest kui sinna taha kedagi vastutama ei pane, inimest taha ei pane, siis lõpptulemusena ei tee seda keegi. Et see sarnane lugu kipub olema nende riskianalüüside tegevusplaanidega. Näed, päeva lõpuks lähevad või kõne lõpuks lähevad sõnad ka sassi. Nii, ja siin on mul üks asi, ma ei tea, kas ma saan selle käima. Ei saa ja ei saa. Tahtsin siia panna ühte klippi, aga see ei tööta, tundub nii. Aga siis minu poolt hetkel kõik. Tänan kuulamast ja kaasa mõtlemast.